Nii, mis meil on? Laupäev. Hello everybody and welcome to the Drift Masters European Championship season 2023. We are here at round 1. Auto on valmis. Kvalifikatsioon hakkab meil 20 minuti pärast. Kevin on 19. And we are very excited. It's round 1 of the Drift Masters European Championship 2023. We start here in Mondello Park, a challenging circuit, off-camber, blind entry. A lot of drivers will know this one they'll know a lot about it, but it doesn't make any difference because it's still very high. Kvalifikatsioonis siis tuleb läbi sõita rada täpselt kohtunike juhiste järgi. Ehk siis auto peab olema õigel hetkel õiges kohas, kas siis on punktid auto tagaosaga või esiosaga. Õiges kohas tuleb hoogu juurde lisada, õiges kohas tuleb ka hoogu maha võtta. Vastavalt sellele jagavad kohtunikud kvalifikatsioonisõitudes meile punkte, mille järel siis 32 parimat meest pääsevad edasi. Kvalifikatsioonipunkte jaotatakse sõidus vastavate kriteeriumite alusel. Sõit algab juba kiirendusmaaga. Mondellos sisenesime 4. käiguga esimesse välistsooni. Hinnatava tsooni tunneb raja peal väga lihtsasti ära erinevate markeeringute järgi. On need siis märgitud koonustega või on need siis joonistatud maha kastina, kus siis peab mõlema tagaratta või esirattaga sügavalt läbi sõitma. Peale sabaklippi tuli raja siseosas kätte saada ninaklipp ja sealt edasi teise sabaklippi. Ja see rajakoht oli tegelikult ka suurima võtmetähtsusega kurv sellel rajal ja see võtmetähtsusega koht on tegelikult see, mis Mondellos määrab sinu edasise raja flow. Kiire poole vahetus ja peale seda siis juba pikk tagasipöördekurv, mis on üleni hinnatav ala. Edasi poole vahetus, mis viib meid järjekordse sabaklipini, sealt läbi taaskord poole vahetust, millega viskad auto betooni äärde ja raja lõpetab siis uuesti tagasipöördekurv, kus on siis kogu ala uuesti välisala. Ja hinnataval osale punkti paneb viimane sabaklipp. 3 times 870 horsepower underneath the bonnet of this BMW F22 M2, and here he goes screaming through the gears down. Tentative initiation, no straight line handbrake, that will dock him some points, but he now works his way into that outside line, that wide line that the judge is looking for. Look at the commitment into outside zone 4, full throttle as he now works the back end as wide as he can, flicks it across the circuit, up into the wall, nice and early, big commitment as put surface the back wheel all the way along that white line, deep into 7 and across the line. I like that one. A lot of commitment. You know, the initiation, as you said, could have been a little bit more committed. Yeah. 76. Esimene kvalifikatsioonirun on tehtud, saime 76 punkti, kindlad punktid, ilus sõit. Kuna ilm on muutlik, siis teiseks sõiduks on meil maha tulnud märg asfalt ja vihm. Kohe läheb Kevin peale ja vaatame, mis teine sõit toob. Nagu Pärt ütles, hakkas teiseks ringiks vihma sadama. Rada oli kohati kuiv, kohati märg. Ei teadnud täpselt, mis seadega peale minna, sest et selle aja peale, kui mina vaatasin boksis sõite ja sõitsin line-upi, juba selle mõne minutiga olid rajaolud niimoodi muutunud, et mina arvasin, et on kuiv esimene kurv, aga tegelikult oli juba täiesti märg ja sealt sõidust punktiparandust enam ei tulnud. No, läks sellest, et kui esi ühe korra ära gripid siin alguses.
teisest ringist meil punktiparandust küll ei tulnud, aga kvalifitseerusime 32 parima hulka, mis viis meid siis edasi pühapäevasele peavõistlusele. Vastane on meil juba teada, vastaseks on soomlane Lauri Heinonen. So we have a Nissan 180 SX. It has a supercharged NASCAR engine. It makes 980 horsepower at the wheel and 850 Newton meters. Alustame pühapäeva hommikul trennidega. Seda aega on meil 1,5 tundi. Nagu Raido juba rääkis, siis oli meil pühapäeval enne tandemeid kerge warm-up. Esimeses ringis läksin sõitma Tšehhi poisiga, kes sõidab siis 3. seeria E92-ga. Kohe raja alguses esimeses kurvis kandis vastase auto jube sisekurvi. Mina ei hakanud sinna enda autoga üle äärekivide ronima. Jäime käsi piduri otsa, millest tekkis ka väikene vahe sisse. Nagu mainisime, siis kui raja võtmetähtsusega kohta õigesti läbi, siis edasine rajakulg läheb väga keeruliseks. Nagu ka meie sõidust näha oli, siis vajusin ühe tagarattaga ääre pealt välja, tõstis nina püsti, aga siis vaatasin, et vastasel nagu tuleb jube hästi ja hakkasin talle järgi suruma. Vastane jäi mul põhimõtteliselt ees täiesti seisma ja mul ei olnud mitte kuskile minna. Pauk oli ikkagi päris kõva ja sihukese paugu peale ikkagi päris paljud asjad saavad seal tagasillas kannatada, mis andis juba tunda ka otse sõites boksi, et rool oli viltu käes ja auto tagaots kiskus natukene vasakule. Aga kuhugi see sihuke pauk tuli, see oli kõva nitter. Originaalkäenakus oleks täis selle paugu peale. Panin niimoodi, et ma panin rättasse talle. Ja tagasi tulekul, tal üks suri pill välja või midagi. Ja ta ütles, et engine shut off. Boksis siis tiim pani meil autoseaded nii hästi paika, kui meil parasjagu võimalik oli ja läksime uuesti kiiresti trenni tegema, et saada siis vähemalt üks korralik warm-up enne tandemid. Kõik, alla. Valmis. Midagi on täiesti, see auto käitub nii imelikult. Treenid saidki tehtud. Meil oli üsna väike ajaaken. Õnneks autovigastused olid kardetust väiksemad. Õõtsesid midagi kohe esialgu vahetama ei pidanud hakkama ja panime paika kokku-lahku jooksud. Kalletini kahjuks seekord ei jõudnud. Millega tegeled? Kerge hooldus. Teeme rattamutrid üle, keermed puhtad oleks ja kõik ilusti libedalt läheks, kui me hakkame kiiresti rehve vahetama. Et ei taha ju, et mingi takistus tekiks siia.
paper talk is over. Qualifying's done, practice is done. Now we're heading to battles, and this is where it all kicks off for 2023. Hold on to your seats, because we're heading to top 32. Ja hakkasidki finaalsõidud pihta. Top 32, esimesena mina taga, Heinonen ees. Spoke to him a few times over the weekend. He said, I'm back this year with more power, more reliability. It means I could drive the car harder than I could before. I'm coming for that win. But Kevin Purser looked absolutely dialed in practice all weekend and in qualifying. Nice initiation though from Heinonen. Purser got caught up sleeping there. He didn't know where he was going. Now his wheels over the edge of the circuit. Laurie Heinonen on an absolute flyer into outside zone 4. Kevin Purser cutting the circuit way down on outside zone 4. The transition back from Laurie Heinonen was disgusting as he fires it into the wall. Laurie Heinonen absolutely on form this year and back in flying form. Yeah, and it turns bad so... Esimeses kurvis vastane oli oluliselt kiirem, kui ma ootasin. Seetõttu jäime natukene temast maha. Raja vältel lülitasime talle natukene järgi lõigata ja viimaseks kurviks jõudsime talle ilusti külje alla. And that's the problem with drifting, is that you can get a huge advantage, and we watched it so many times in drifting where you think it's going to swing one way and it goes right back the other way in the second run. So Laurie Heinonen has to, controlled aggression is what it's all about here. And for Kevin, he's got... Kuna tagasõidus natukene jäime esimeses kurvis kohe maha, siis ees sõites tuli meil anda kindlasti endast 100% ja teha väga ilus sõit. He's got to hope that his lead run puts off Laurie here at some point. He certainly has. So now they fly down through the gears. Laurie Heinonen already looks for the back bumper at BMW as they fire in outside zone 1 and 2 collected. Now they look for 3. Heinonen shallows up. He knows he needs that proximity. He knows Kevin Purser's car's fast. But Kevin Purser goes way on it. Algus oli väga hea, väga ilus sisenemine, kõik flipping pointid ilusti käes. Peale poolevahetust andis siis tunda meil ka trennis olnud crash, ehk siis auto pidamine ei olnud sama, mis oli trenniringides, kus siis said sama hooga sisse minna, astusid gaasipedaali peale, siis auto ilusti tuli mööda välisala ja surus selle auto nina siis ilusti sissepoole. Tandemites kahjuks sükest asja enam ei olnud ja kandis auto lihtsalt välja. Accelerating up, and all of a sudden the back end of the car starts to give way. He drops off the end of the circuit and pretty much slips down low, having to stall up to avoid it. Laurie Heinonen was on a fly because of this transition. He's going to already set himself up ready to dive down. He already knew at that point that the surge was way too much an angle in traffic. It is going to be Laurie Heinonen from Finland going through to the top 16. But unfortunately for Kevin Purser from Estonia, he was on the back of the first run and split to the ground on second. We don't need any goodness. Seekord siis niimoodi. Kindlasti palju asju, millele järgi mõelda ja mida endaga kaasa võtta, et siis seejärel uuesti tugevamana tagasi tulla.
oleme tagasi. Auto on tõstukil, lammutasime selle kohe laiali, sest et teadsime, et seal võib tulla päris palju üllatusi, kuna see kontakt oli nii pahasti kohta, siis tõmbasime asja laiali, leidsime mõned defektid ülesse, sillatala oli natukene deformeerunud, vahetame välja kõik õõtsad, mis meil siin nurgas on, võtsime maha ka käänmiku, käisime sellega Wisefabis. Wisefabi poisid panid selle enda rakisesse, vaatasime, et sealt midagi järgi oleks andnud. Originaalõõt selle asja peal oleks ilmselt juba puruks läinud, Wisefabi tükk ei olnud isegi kõver. Küll aga vahetame ära 2 väiksemat õõtsa, mis saatis meile NP Parts. Need on nüüd seekord natukene tugevamate unipallidega. Proovime, katsetame, vaatame, kuidas need töötavad. Nii, lisaks muule katsetame Wisefabi poolt ka uut veovõlilahendust, kuna pidamised ja jõud on nii suureks läinud siin driftis, siis ikka kipuvad asjad minema loksuma ja kogu aeg on vaja asju edasi arendada, et selliseid asju ei juhtuks, sest sul ei ole vaja, et veermikuse jõuülekande osas midagi loksuks. Põhimõtteliselt süsteem on meil ju selline, et jõud tuleb käigukastist ja kardaanist tagatihvrisse, mis jaotab selle tagaratastesse ja veovõllid on ju need, mis peavad selle jõu siis suunama vastavalt siis paremasse või vasakusse tagarattasse ja need saavadki tegelikult jõuülekandes väga kõva põntsu. Ühesõnaga põhijõu tegelikult võtab endasse seesama veovõll ja just selle asjaga ongi Wisefab tegelenud, et need asjad peaks vastu neid autode tuhandeid hobujõudusid ja kõva pidamist ja mitte midagi ei saaks järgi anda. Täna tuleb meile külla veel ka Fiber Design, kes natukene siis peab remontima meie fiiberdetaile. Paneme stangele uued kiled peale, uue tule ette ja ma arvan, siis on pill nagu uus. Selleks, et saaksime mugavamalt ja kiiremalt muuta enda sillageomeetriat ja kaldeid kokkujookse, siis on NP Parts meile taaskord saatnud ühe paki, mis siis on rummu nii-öelda stendid, kuhu peale paned auto seisma ja siia külge omakorda käivad siis mõõtepulgad, laserid ja ka digitaalne kaldandur, millega saab siis väga kiirelt ja mugavalt panna paika kogu auto seadistuse. Auto sai korda tehtud, see tähendas aga seda, et oli vaja seda enne Rootsit ka kuskil testida. Selleks avanes meil hea võimalus Laitse rallipargis, kus siis mina sain trenni teha ja samas ka elamussõidu soetanud inimesed said siis enda sõidud seal realiseerida.